taas kõikidele vaatajatele, Kristjan Küma taas kord siin. Jõulud on lõpuks ameti läbi saanud. Nagu te näete, siis lund jätkuvalt pole. Nagu te näete, siis kõik on segamini. Ja üks oluline asi, mis ma tahtsin siia sisse panna, läks mul meelest üles võtta, nii et hurraa, ma pean jälle kuratselt alla minema. Pidu oli korralik, kõvasti tümmi, kõvasti ärki, kilvasti ingitusi. Nagu te näete, siis nüüd ma üritan seda kõike koristada. Kõlarid on seal. Kass puhkab. Siin ei ole põhimõtteliselt ühtegi monitori kööti ja kõik ülejäänud asjad on siin. Kõik valgustus ja kõik on siia ära toodud juba. Aknalaud on parajalt segamini. Ja kuna mul on nüüd natukene ruumi tekkinud siia, siis ma otsustasin, et ma panen sinna ühe voolumõõtja. Ja siis vaatan, kui palju mul näiteks, ma ei tea, 6 aja jooksul voolu läheb või niimoodi ka nädalaselt või midagi siukest. Olemas on ka 2,5 milline kaabel, mis on veits overkill selle jaoks. Kuskil siin on juhe, mis läheb kõlaritele. 2 pistikut, ilmselgelt on mul ainult ühte vaja. Kui uskuda, et see on 16 amprit. Ja siis on ka pots korralik, mis on ka väidetavalt 16 amprit, nii et see on vaja kokku panna. Ja siis tuleb see voolumõõtja panna kuhugi, ma ei teagi kuhu, äkki siia või siia päris ei tahaks panna, pigem siis siia külje peale kuhugi. Võtsin ka kruvid kaasa, ma ei tea, kas need on nüüd liiga pikad, vist isegi ei ole. Seib tuleb neile kõigile alla panna ja siis saab selle siia arvuti laua külge panna ja siis saab vaadata, kui palju meil voolu läheb. Aga kõigepealt on vaja kõik siin enam-vähem ära koristada. Panin ka uue aasta kalendri seina peale. Kõigi täna pole teine ilmselgelt. Täna on 27. Ega mul väga palju aega ei ole, sellepärast et kõigest 2 tunni pärast pean tööle minema. So sad. So fucking sad. Jah. Midagi väga ei ole. Jah. Näärmane näha võtti, siis on siin paras segadus jätkuvalt. Jõuludeks saime igasuguseid asju. Küll küünlaid, küll magusat, kommi, šokolaadi. Igasuguseid selliseid asju. Kommi, see on minu enda kingitud, riideid natukene mingil kogusel lõhnu, tegime ühe piparkoogi maja, see Cosmopolitan peaaegu tühjaks joodud, sain kombaini endale jõuludeks, piisas sellest, et ma ühe korra mainisin seda siis, kui me olime laada peal ja siis jah. Ja nüüd on see siin põhimõtteliselt. Nii et jah, muidugi põhjus on selles, et ma mängin Farming Simmi. Okei, ma pole ühtegi gameplay'd teinud, aga kuna mul on nüüd Ryzen 5 arvuti, mis on selline, millel 2 SSD-d lihtsalt fucking flop in the breeze ja ilmselt on mul võimalik siia vähemalt 2 kõvaketast veel panna. Üks on siin kõrval, mis tuli sellest arvutist, ma ei teagi, mis siin peal on, aga see on 720 gigane. Ei, 750 giga. Pean vaatame, mis seal on. Võib-olla läheb see lihtsalt laokettaks ja laokettad lihtsalt kõik seisavad mul fucking kapis praegu. Aga jah, see Ryzen 5 build on siiamaani ennast täielikult ära õigustanud. Mängud toimivad ideaalselt. Ma pole eriti mingeid väga nõudvaid mänge mänginud. Mängisin mingit Crash Day analoogi, mingit sarnast mängu ja siis jah. Mõtlesin, et võiks mingeid muid mänge ka proovida, näiteks Far Cry 3 või Far Cry 4, aga pole proovinud. Ilmselt nood toimiksid ka päris hästi, sest sellel on gigabait, mis oled GTX 1050 Ti, ma eeldan, 4 gigabaiti peaks olema. Ja see prose, nii et see setup on suht säne tasakaalus. Ainukene asi, mis praegu aeglane on SSD-d, sest need pole raidis lihtsalt, need on lihtsalt fucking oma, et standalone, aga see on fucking SSD, nii et ilmselt see lähiaastatel katki ei lähe.
aga siia ma pean panema ühe ventilaatori, sellepärast et siit, kus graafikaprotsessor on, sealt läheb päris kuumaks ja need ventilaatorid ei lähe millegipärast tööle korraga. Eriti siis, kui ta on idle'i peal. Ja siis ma mõtlesin, et ma panen ühe fucking orava puuri sinna, aga kahjuks see, mille järgi ma keldrisse läksin, mis oli siis orava puur, mis ma tahtsin sinna panna või lihtsalt mingi ventikas, jäi paraku toomata, nii et fuck yeah. Aga jah, tänase päeva jooksul üritaks kõlarid ära saada, voolumõõti ära saada. Minu eelmine enne fucking jõule tehtud video ei ole veel üleval, sellepärast et mu arvuti on seal teises toas lahti võetud. Ja praegu ma ei saa seda teha ja mul ei ole täna aega editida ka seda. Nii et ilmselt ma editin selle siis laupäeval ja selle video siis ka laupäeval ja ma vist ilmselt panen siis mõlemad üles korraga. Ma ei tea, võib-olla jõuan, sest ma jõuan alles laupäeva hommikul mingi kell 5 koju. Nii et eks ma vaatan, kas mul on aega ja viitsimist natuke editida või ei ole. Nii et jah, ja siin on siis terve hunnik igasuguseid juppe, mis tulid fucking projektoritest, mida mul on jätkuvalt hästi palju. Kui keegi tahab endale odavalt mingit töökorras projektorit, siis andke mulle teada. Mul mõned on, mis on täiesti töökorras. Neil võivad olla mingid väiksed efektid, mis otseselt kasutamist ei sega. Näiteks mul on seal üleval üks projektor, mida ma kasutasin jõulupeval, millega ma siis projekteerisin visuaalseid efekte siia seina peale. Muidugi ma võiks endale, peaks muretsema endale valge ekraani, et ma saaks selle siia üles riputada ja siis alla lasta. Või siis sinna seina. Ühesõnaga vahet pole kuhu. Õnneks ei maksnud väga palju. Suur 16x9 ekraan oli 51 eurot äkki. No ütleme 50 euri eest saab valge ekraani. Nii et jah, hoiukiisu jätkuvalt on meil siin. Tema elab kapis sellepärast, et tema ei oska potil käia. Ta on selline paras mongol, kui aus olla. Ja siis nüüd on ta koos oma liivakastiga seal kapis kinni, nii et õpib, kuidas liivakasti kasutada. Seal on ka üks väline kõvaketas, mis mul on. Too on praegu tühi vist. Seal võib-olla midagi oli. See organisaator, see peab siit nihki minema. Terve hunnik kõvakettaid vedeleb siin, need peavad kuhugi minema. Ja ma kunagi ostsin ühe arvutitargast, ostsin ühe kõvaketta, mis jõudis põhimõtteliselt katkisena kohale, mis oli nagu veits imelik. Aga fine, okei, ta ei maksnud eriti palju. Aga ikkagi kahju natukene, aga pole hullu. Nii et jah, ma ei tea, siin veel midagi on. Ostsime siin linnusöögimaja ja nagu näha, siis need vähemalt 3 pirni on siit lambist läbi läinud, kuigi tavaliselt nad põlevad suht hästi. Ja siis tulles linnusöögimaja juurde, siis me muretsesime sellise A1000-st. Loodame, et toimib. Ja praeguse seisuga on väljas 2 kraadi sooja, nii et pole üldse paha. Ja see ka vist väga muud jällegi. Ma tean, et ma olen tükk aega juba melisenud siin ja igasuguseid asju näidanud ja muudkui liikunud ühest toast teisega. Aga jah, ühesõnaga jõulud on läbi. Nüüd ootame aastavahetust, üritan enne aastavahetust loomulikult mõlemad videod üles saada, mis ma tegin. Ja siis põhimõtteliselt tuleb aastavahetuse video ja siis võtame vastu aasta 2020, mis tuleb ilmselt päris huvitav mingil määral. Aga veel kord, jah. Loodame, et teil olid ka toredad jõulud, meil igatahes olid. Aga tänan kõiki vaatamast, like'iga, kommenteeriga, subscribe'iga ja kohtumiseni juba aastavahetusel. Nii et igas midagi. Tänan kõiki vaatamast ja kohtumiseni.